Otepää on Eesti lipu häll. Otepää jaoks on Eesti lipp oluline. Otepää on üks kohtasid, mis väärtustab Eesti lippu erilisel moel. Olenemata sellest, milline on ilm või millised on olud, ei ole Eesti lipu sünnipäeva pidamine Otepääl mitte kunagi ära jäänud. Seekord on kätte jõudnud Eesti lipu 140. juubel, milleks on tehtud pikaajaliselt väga põhjalikud ettevalmistused. Hommik algas hommikusöögiga. Et seda ei ole kunagi varem tehtud ja kui välja reklaamiti, et tuleb hommikune brunch, siis kõik tundsid huvi, et mida pakutakse. Kas on pakkumises võileivad või on pakkumises äkki suppi või antakse isegi kohvi. Mina ei osanud seda kellelegi öelda. Ütlesin, et tulgu kõik kohale ja vaatame. Ja tegelikult nii, et oli kaetud toiduainetega laud. Igaüks sai võtta omale meelepärase leivatüki, määride peale võid ja panna sinna peale vastavad katted. Mina isiklikult tegin mõnusa võileiva, mille peale panin hea pekise singitüki, kihikese juustu ja natuke hapukurki. Aitas päeva läbi veeta. Lapsed, ilusat Eesti lipupäeva! Rongkäigu teekonnaks oli start Pühajärvelt lõpetades Kiriklaga. Kolonn oli väga pikk. Eesotsas oli politseiauto, selle taga hobuvanker sinimustvalge lipuga. Hobune oli pisut peru. Enne rongkäigu lasumist tuli teda natuke rahustada ja ta sõitis mõnedki ringid traavi. Pärast seda asus ta rongkäigu ette ja rongkäik võis alata. Nii nagu oligi ette karta, et rahva hulgad olid nii suured, et kui me oleks teinud rongkäigu vanamarsruudiga kesklinnast Kiriklani, siis oleks rongkäigu päis olnud ammu kohal ja lõpp oleks liikuma saanudki. Aga kõik läks hästi. Vahepeal tuli küll manitseda rongkäigu päist, et nad ei võtaks nii pikka sammu, talitseda hobust ja pidurdada politseinik, et nad ei kihutaks. Sest nii nagu teadjad mehed ütlesid, et kui rongkäigu esimene ots kõnnib 5 kilomeetrit tunnis, siis tagumine peab 20 kõndima. Mulle helistati rongkäigu lõpust, et ärge nii kiiret tempot võtke, aga ma ütlesin, et kahjuks hobune dikteerib meile tempo, et arvatavasti tema mäe peal seisma ei taha jääda. Aga kõik jõudsid õnnelikult sihtkohta Pastoraadi õuele, kus järgiks siis väliaktus. Kuidas seda kokku võtta? Selleks on üks lihtne nipp. Sinine ja must ja valge, ühte kokku Eesti lipp. Sõnavõtud olid pidulikud, meeleolukad. Ilmaga pidas. Ilmselt oli meil selleks tehtud ettevalmistusi. Ja mitmed sõnavõtjad ja tervitajad mainisid, et nii palju rahvast nad ei ole tükk aega seal näinud ja millega ma pean nõustuma tõesti. Ja kõigi suureks rõõmuks oli ka palju noori ja lapsi seal kohal ja kõige väärtuslikumad ongi need avalikud üritused, kus siis lapsed ja noored on kohal, kes kannavad seda edasi oma lastele ja järeltulevatele põlvedele. See on väga uhke päev, kus me saame kõik kokku ja võime tähistada selle päeva. No kuna me elame Eestis, me peame teadma sellised traditsioonid ja ma arvan, et see on päris tähtis. Noored ikka näevad tähtsust Eesti lipus. Noored on ikkagi teavad, mis oli paarkümmend aastat tagasi, et kui hea on ikkagi vabadus. Eesti minu jaoks väga oluline. Meil on noort rahvast, meil on noori inimesi, kes hoolivad meie riigi ajaloost, kes hea meelega kuulavad. Seda on alati hea kuulda.
tuleb tunnistada, et sellise pidulikku aktust või siis nimetame seda siis tähistamist Kiriku mõisas ma ausalt öeldes ei mäletagi, olgu, et ma olen kohal olnud kõik korrad. Oli väga ülev teenistus minu meelest, sest kohal oli mitte ainult peapiiskop Urmas Viilma, vaid ka just vastselt ametisse pühitsetud Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop Marko Tiitus. Peapiiskop Urmas Viilma õnnistas ka jumalateenistuse käigus uue sinimustvalge lipu, mis on siis koguduse oma, ja selle idee andis koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo, kes lipu muretses ja peapiiskop oli lahkesti nõus. Ja mulle tundub, et see on üks väga vajalik ja sümboolne asi Otepää kogudusele, kelle pastoraadis on lipp kunagi pühitsetud. Kui me mõtleme Eesti lipu värvidele, väga erineval viisil neid seletatakse, aga need selgitused ei ole mitte tänasest päevast, vaid nad juhatavad meid selliste väärtusteni, mis on olnud aegade pikkused. On see siis Eesti loodus või on need meie tunded, mis meid on sajandite jooksul puudutanud või millega me oleme lasknud ennast puudutada. Ja teine asi, mitte palju ei ole neid riike, iseseisvaid riike, kelle esimene lipp on alles. Aastaid tagasi käis Taani kuninganna Tallinnas Taani lipu aastapäeva tähistamas, 800. aastapäeva tähistamas. Kuninganna sõitis selleks kohale Tallinnasse. Seda lippu pole säilinud ja on vaid legend sellest. Kui meie ei säilitaks lugu oma lipust ja ei räägiks sellest ja ei tooks ERM-i oma lapselapsi seda vaatama, siis ma kardan, et me ei vääriks rahva ja rahvuse nime, aga me peame hoidma oma sümboleid ja seda enam, et ka nende sümbolite kaudu, mis on õnnistatud, tuleb ka õnnistus meie kõigi peale. Eriti suur rõõm on mul selle jumalateenistuse muusikat ja see osa pärast. Mulle jättis sügava mulje Otepää gümnaasiumi lastekoor. Eve Iljandi juhatusel nad laulsid väga puhtalt, ilusasti, klaverisaatja oli väga hea. Õhtu kulmineerus kauaoodatud kontserdiga Otepää kultuurimajas. Lavale tulid Rahvusooper Estonia, poistekoor ja noorte meestekoor Irvo Surva juhatusel. Kuna aastaid on olnud 4. juuni Otepääl koorilaulupäev, siis lipu 140. aastapäeval mõtled esimene kord kohe Estonia peale ja mis on Estonias, on Rahvusooper Estonia poiste ja noormeeste koor. Ja see saigi valituks, kuna nad on nii vahvad, nad on nii toredad ja nad on noored, kes jätkavad eestluse edasikandmist. Nende siia saamine oli minu jaoks suur õnn, kuna just sel päeval oli neil kontsert ära öeldud ja nad said meile väga suure rõõmuga tulla. Tuju oli ülev ja laulud olid isamaalised.
kontserti lõpetas laul Mu isamaa on minu arm. See oli väga ülev hetk.